Tere! Väga tore on siin kõigi silme all niimoodi olla ja ennast lahti rullida. Mulle tundub, et toidukulud on selline asi, mis puudutab, ilmselgelt mitte tundub, see on fakt, see puudutab igaühte, et see ei ole valikuline. Ja kui me räägime toidukuludest, siis sageli me räägime sellest, et kas me proovime neid kuidagi madalal hoida, kas me proovime neid kontrolli all hoida. Mina olen tulnud täna siia eelkõige rääkima sellest, kuidas mina üritan neid kontrolli all hoida. Mitte, et ma oleks selline priiskaja, aga mina ei ole ka see inimene, kes on täna tulnud siia rääkima, et kust leiab kõige soodsamat hakkliha. Sest et minu jaoks, ma olen tegelikult aastaid olnud kogumispäeviku liige ja ma olen näinud seal gruppides hästi palju vestluseid sellist seinast seina, kus inimesed jagavad siis oma igakuiseid toidukulusid ja ma olen alati vaadanud seda niimoodi, et ma tunnen, et mul läheb seest nagu süda hakkab kloppima, selg läheb higiseks. Olenevalt eluperioodist ma olen vaadanud, et mõelnud appi. Inimesed elavad väga hästi, neil on nii palju raha, kus nad nii palju raha toidule saavad panna. Ja teisalt olen vaadanud ja mõelnud, et vau, et mina olen hoopis see, kes priiskab. Et see tänane teema, mis ma siin 20 minuti sisse üritan nagu ära mahutada. See on selline, et ma tean, et ma loon praegu pinnase panna ennast teile siis nii-öelda nagu söödaks. Ehk siis pärast saate mul anda märku, kas te tunnete, et ma olen priiskaja või mitte. Aga natuke minust juba paari lausega siin kõlas, et ma olen 3 lapse ema. Ja mul on 9, 7 ja 5 aastane poeg. Väga hea isuga lapsed. Mul on abikaasa väga hea isuga. Tundub, et ka tema on endiselt kasvav organism, sest et nad söövad tohutult palju kõik. Mul on ka koer, kes sööb palju. Ma olen ka ise muideks väga hea isuga. Nii et meile meeldib süüa, mulle meeldib väga kokata. Valdavalt kokan mina, kuigi mu mees üritab veits nagu au endale võtta, et ütleb, et 1/3 ajast kokab ju tema ehk siis hommikusööki. Minu meelest ma ei tea, kas see nüüd on suur auasi, aga selles mõttes tal on käed küljes, ka tema kokkab siis, kui on vaja. Ja võib-olla lihtsalt minu nagu taustast nii palju, et ma olen selline inimene, kes ma ei ole pirtsakas sööja, aga ma olen väga pirtsakas selles osas, et mida ma lauale panen ja mida ma söön. Mis kvaliteediga, mis koostisega. Ma olen väga nõudlik koostisosade suhtes ja see nõudlikkus sageli tähendab ka seda, et see hinnasilt ei ole võib-olla see kõige soodsam alati. Aga ma jõuan sinna kuludeni ja nippideni ka kohe vaikselt. Minu kohta võib-olla veel, mida võib-olla on huvitav teada, et ma olen olnud väga erinevates äärmustes oma elus. Ma olen olnud see, kes elab peost suhu, kes kuu lõpus peabki vaatama, milline makaronipakk on kõige soodsam. Ja see ei ole see, et ühe korra juhtus. Seda on olnud mu elus mitmeid aastaid. Ma olen elanud väga noorest saati üksinda. Sisuliselt alates 15. eluaastast ma olen pidanud ikkagi ise oma toidukuludel pidanud silma peal hoidma. Ja siis ma olen olnud ka selles teises otsas, kus ma lähen toidupoodi jalaga uks lahti ja vaatan, mis täna isutab. Ja ei mõtle sellele, kas kodus on asjad olemas, ei mõtle sellele, kas miskit läheb halvaks. Ma olen toitu suhtunud kui sellisse asja, et see tuleb kuskilt. Ma ostan seda. Samal ajal ma olen ka maalaps olnud, kes on ise oma toidu pidanud kasvatama. Ehk ma olen kõik need etapid ise nagu läbi pidanud tegema ja kasvatanud respekti nii toidu kui ka raha vastu. Ja samal ajal ma olen siis ka see, kes on teinud kõik toidu aastaid nullist, alates ketšupist ja hapukoorest nullist, kuni selleni, et ma olen söönud ainult valmis toitu Rimi soojaletist või kohvikutest. Ehk siis see kõik on andnud sellise korraliku elukooli mulle ja tänaseks, kui ma defineeringi enda jaoks, et mida tähendab suur toidukulu. See on suhteline mõiste, eks ole, olenevalt meie elustiilidest. Ma ei taha nagu tegelikult ajada häma, et no it depends, kõik oleneb. Muidugi kõik oleneb pere suurusest, oleneb pere hobidest, elustiilist, kõigest. Aga ma tõesti olen elu jooksul näinud, et see kulu tõesti sõltub. Sõltub sellest, palju mul neid lapsi on, eks ole, sõltub ka sellest, kas ma teen toidu ise või mitte. Ja tänase 20 minuti jooksul siis kas selgub, ma ütlen kohe ära selle vastus, et kas Milleritel tegelikult on toidukulud kontrolli all. Minule meeldib uskuda, et on, aga see ei tähenda seda, et me ei paneks aeg-ajalt pange. Ja need pangepanekud sõltuvad sageli väga konkreetselt enamalt 2 tegurist, milleni me ka kohe jõuame.
Kui nüüd natukene vaadata selles mõttes toidukuludel otsa, siis ma tean, et ma oleks siia tulles, ma mõtlesin, et kas ma siis räägin, mis on minu nädala toidueelarve, mis on kuu toidueelarve ja ükskõik kust otsast ma ka ei vaata, siis meie jaoks tegelikult on kõige olulisem näita, mis meie kvartali eelarve. Sest et me küll käime iga nädal poes, absoluutselt iga nädal. Aga kõige suurem toidukulu on meil sageli kord kvartalis, siis kui me täiendame kõiki oma siis baasvarusid. Ja kui ma selle 3 kuu lahti hekseldan, sest me vaatamegi enamjaolt kvartaalselt siis oma toidule kulunud raha, siis laias laastus ma jõuan matemaatiliselt välja selle numbrini, mis on umbes 900 eurot kuus. Ma nüüd ei tea, kas see on väga palju, vähemalt küsisin ChatGPTilt. Kas ma olen mõistlik kulutaja? Kas see on liiga palju, kas see on liiga vähe? Ta ütles siuke keskmine. Siis ta kirjutas jälle, it depends, on ju, kõik oleneb. Aga see 900 eurot on minu meelest tohutu summa. Ma mäletan, et paar aastat tagasi, kui Mirjam Hunt tegi kogumispäevikus väljakutset, et kas ta saab 50 euriga nädalas oma 5-liikmelise perega söönuks. Ma ei tea, kas keegi mäletab teist seda. Sest ma tean, et siin on kindlasti pikaaegseid kogumispäeviku liikmeid. Siis mina vaatasin, mõtlesin, vau, tol hetkel oli meil nädala toidueelarve enam-vähem mingi 100 eurot ja mõtlesin, et ta teeb 50-ga, neil sama suur perega on meil. Ja sellest on paar aastat möödas. Ja siis täna me oleme siin, et kuu toidukulu umbes 900 ja saad aru, et kas minus on asi, kas valitsus on asi, kas selles, et ma vahepeal nagu ikkagi lapsed on kasvanud ja tahaks nagu hullult näpuga kellegi peale näidata. Aga see 900 eurot on selline summa meie jaoks, mille osas mina tegelikult patsutan endale õlale. Sest et võttes arvesse, et mu abikaasa käib ülikoolis 4 korda nädalas, meie elu on hästi kaootiline. Me küll töötame valdavalt kodust, aga meil on samas väga pikad võttepäevad erinevates Eesti otstes. Meil on nädalavahetused sageli pikad jalgpalliturniirid, ehk siis meil on väga palju sellist kaootilisust, mis tähendab seda, et kui me ei planeeri oma toitu kaasa endale, kui me ei tee pikemalt plaan ette just toidukulude osas, siis ma tean, et see summa saaks olla 500-600 eurot veel rohkem. See summa oleks siis 1500 või midagi sükest. Sest et kui ma vaatan kas seda, et kui palju me kvartaalselt, näiteks Rimi äpp mul näitab, et kui palju ma olen kokku säästnud raha suuremaid oste tehes, ette planeerides, siis ma oskan selle arvutada, pluss ma oskan väga hästi arvutada, et kui ma lähen 5-liikmelise perega näiteks jalkaturniiri ajal nädalavahetusel kuskile puitkasse, et 5 inimesele süüa osta, siis see summa on selline, et seljast higi nii nagu nõretab lihtsalt, sa ei taha su käsi värs, sa ei taha maksta seda, sa tead, et poole tunni pärast sul on tegelikult kõht uuesti tühi, see pole ka täisväärtuslik, aga sa maksad see 50 eurot ära, 60 eurot ära ja kui sa need kulud siin otsa liidad, siis ma arvan, et see 900 eurot väga hästi planeerides 5-liikmelise perega sellise elutempo ja stiiliga, nagu meil on, ma arvan, et see on viisakas summa. Te võite pärast öelda, kas teie meelest on palju või vähe, et mul on äkki arenemisruum ikkagi. Siis miks on toidukuludel otsa vaatamine vajalik? Ilmselgelt raha ei kasva puu otsas. Ja tänasel hetkel, kus me siis maailmas nagu oleme, kus toiduhinnad tundub, et läheb iga sekund nagu aina kallimaks, siis ilmselgelt, kui sul ei ole rahaga selline suhe, et sul on täiesti suva palju seda kulub, siis see on ju siililigi selge, et seda on vaja monitoorida. Me oleme aastate jooksul monitoorinud seda väga erinevat moodi, alates nii Bylance'i äppidest, vanast heast Excelist, me oleme isegi paberi peal kõik kokku liitnud, tšekke kogunud. Tänaseks me olemegi aru saanud, et me ei pea enam otseselt niimoodi näpuga järgi ajama, sest et kõik on kuidagi automatiseeritud, et ma näen Rimi äpist ära, me käime mõlemad alati Rimis abikaasaga. Bylance'i äppi vahepeal kasutame, et lihtsalt kogu kulud sinna sisse sööta, tervislik check-up. Ja laias laastus, kuna me oleme nii kaua kuludel silma peal hoidnud, siis me täna enam toidupoes niimoodi piinlikult näpuga järgi ei aja. Aga ma arvan, et kui sa alles alustad või sul on vahepeal selline tunne, et appi kulub rohkem kui siis varem, siis on hea jälle taaskord üle vaadata. Aga meie peres, mis kõige suuremad sellised eelarveröövlid nagu on, alati on selleks tühi kõht. Ja kuna ma olen hea isugi inimene
siis minu puhul on seda on kohe näha pangakaardi arvelt põhimõtteliselt väljavõttelt, et kas ma olen käinud tühja kõhuga söömas restoranis või mitte. Kui ma lähen restorani, siis kui ma tean, et mul ei ole hundinälg, siis ma tellingi ühe roa, ma olen väga rahul sellega, see on nagu tervislik asi, mida teha ka oma kõhule ja soolestikule. Kui ma olen väga nälgas, siis mul kaob mõtlemine ära, ma tellin 2 eelrooga, pearoog, magustoit ja kui teenindaja küsib, et kas sa oled kindel, siis tunnen nagu solvatun ennast, mis mõttes sa arvad, et ma ei jõua ära süüa. Ma näitan sulle, et ma jõuan. Ja samal ajal pärast tuleb see arve ja mõtlen, et appi. Nagu see arve oleks vabalt poole väiksem, kui ma oleks tellinud ühe roa, rahulikult lasknud toidul seedida ja eluga edasi läinud. Aga minu jaoks on tühi kõht alati kõige suurem vaenlane. See on kõige suurem vaenlane, kui ma keeran tanklasse sisse, et ainult tankida. See, et no one ever on ju, ainult tankida. Tühi kõht on mängus, siis sa tuled sealt jälle välja hunniku asjadega. Samamoodi toidupoodi minnes, kui sa planeerid nädala toidu kava tühja kõhuga, vahet pole, kas teed seda e-poes või päriselt sinna poodi minnes. Esimene asi, mida sa tunned, mis lõhn, saiakeste lõhn on ju. Sa ei saa ju, see on juba tehtud niimoodi, et sa ei pääse sealt peauksest sisse. Välja juba pressib see lõhn, eks ole. Kõik see ju mõjutab meie otsuseid ja see on alati see, mis meie eelarvet täiega lõhki ajab. Ehk siis tühi kõht, jätke meelde, vältige võimalusel alati. Ja teine asi, mis meie eelarve lõhki ajab sageli, on külalised. Ma väga armastan inimesi. Ma ei tea nüüd, kus praegu siin ei näe, kas mõni mul külas käinud, aga nad on räigelt kallid külalised. Nagu kallis on siis, kui on 20 ümber, eks ole, et väga armas, aga tõesti, et kui me oleme vaadanud, et millistel perioodil, kui meil on kõige rohkem külalisi käinud, mulle väga meeldib hostida, mulle väga meeldib head sööki nautida. Minu jaoks see on nagu selline armastuse väljenduse viis. Aga ma olen märganud, et ma panen täiega üle. Et ma tahan, ma ei tea, kas muljet avaldada või ma tahan, et võib-olla see on see koht, kus ma lähen nagu kiitust otsimise enda kodus nii rumalain. Nad tulevad minu juurde, minu koju sööma, miks ma peaks üldse kellelegi muljet avaldama. Aga see võib-olla see väike viieline minus lapsepõlves saati on see, et ma tahan ju, et kõik oleks rahul. Ja ma olen märganud, et ma olen väga aastaid olen kulutanud meeletuid summasi selle alla, et inimestele muljet avaldada. Ja viimane aasta ma sain aru, et milline külaline ma ise olen, et kui ma lähen kellelegi külla, ma ei eelda, et mind võtab vastu mingi 7-käiguline õhtusöök ja ma ei tea, šampanja marinaadis, mingi pardikoip või jumal teab, mis trühvlijuustud ja kõik. Et ma olen saanud aru, et ma saan selle arvelt väga palju kulusi tegelikult maha tõmmata, mitte et inimesi külla kutsudes. Ja mitte ka öeldes, kui tule oma toiduga, mis oleks nagu ka tore võib-olla vahelduse mõttes. Aga ma olen aru saanud, et kui ma olen kellegi külla ja ma saan kellegi tavalist kodust toitu süüa, argipäeva toitu, see teeb nii rõõmsaks. Nii tore on näha, mida teistel argipäevaselt laual on ja ma olengi otsustanud edaspidi. Ma sõna otsus mõttes pakun, kui keegi tuleb mulle külla ja mul on nädala menüü tehtud, ma ei hakka seda ümber tegema. Ma pakungi seda, mis meil sellel õhtul on plaanis, võib-olla panen mõne küünla põlema ja katan võib-olla laua ära, mida ma muidu 3 lapse kõrvalt tavast ei jõua. For a fact, nagu mul lapsed söövad otse pliidi pealt sageli, sest ma lihtsalt ei jõua, kui täiesti aus olla. Et Instagramis võib-olla on pilt üks, teine on see, et ma pööran selja ja tüübid on juba panni nagu ära tühjendanud. Et kui külaline tuleb, siis ma vähemalt katan ära ja siis näeb see pasta või see vormiroog ikkagi tore ja pidulik välja, et ma ei pea minema ostma 60 € eest mingit lisanäksi. Ma ei tea, kas ma olen juba rääkinud oma aja täis või? Ütled, mul on veel aega. Nii. Ja laste trennipäevad, jalgaturniirid või mis iganes sinna nädalavahetusele satub. Juba põgusalt rääkisin, et meie jaoks, kui ma ei tee pikemalt plaani ette, kui ma ei arvesta seda, et ma teen meile toitu kaasa, siis see nädalavahetus 5 lapsega kuskil isegi suvalises kohas, kus sulle tundub, et pole raha võimalik kulutada, näiteks jalkaturna väljak, külm, 8 tundi seisad seal, mida sa teed, et sooja saada? Sööd on ju. Teldid Wolti. Wolt on väga tore, mul väga meeldib ja koostööpartner mul ka, aga sellegi poolest maksan ise need tellimused, eks. Et kohe, kui ma eksin selle vastu, et ma ei tee plaani, siis see nädalavahetus tuleb väga kalliks maksma. Ja seda ma olen õppinud, see on see koht, kus ma saan ja peangi ka raha kokku hoidma. Aga nüüd lihtsalt, et täita nüüd kiired need järgmised minutid, mis mul alles on. Kas mul on 5 minutit või?
Et meie parimad nipid, et ma üleüldiselt olen jaganud siis oma sellised, need on mu toidualased ellujäämisi, siis nagu ellujäämisplaan, olen jaganud siis 3 kategooriasse: eeltöö, siis põhitöö ja järeltöö. Mitte põhitöö, järeltöö tegelikult on ju põhitöö, kus sa kokkad, aga selles mõttes sel hetkel, kui sa teed tellimust ja sel hetkel, kus sa asud seda raha nagu kulutama, mõtlen selle all siis see põhitöö. Ja siin ongi siis see juba rääkisin ka, söön eelnevalt kõhu täis, vahet pole siis kas nimekirja koostades, e-poes lihtsalt sirvides. See on ülioluline, eks ole, et meil veresuhkur ei langeks kriitilise tasemeni, kus me hakkame idiootseid asju tegema. Alati vaata, mis on kapis olemas, alati. Ja ma olen oma Instagramis jaganud aastate jooksul hästi palju igasuguseid ülejäägi toite. Minu jaoks on see natuke sihuke sport, hasart, et mida mingist asjast teha saab. Kui tundub võimatu, veel huvitavam, et üks mingi veits sihuke sinakas, hallikas lillkapsas, kus sa veel mõtled, et kui ma siit veits ära lõikan, seda tegelikult näeb viisakas välja. Mulle tegelikult väga meeldib siukseid väljakutsed endale esitada, mida ma sellest valmistada saan. Ja kui sa oled eelnevalt hoolitsen selle eest, et sul on alati mingit tüüpi baasvarud kodus olemas, siis alati saad selle lillkapsaga sõbraks. Isegi kui ta on üksik, nagu alati saad. Minu jaoks kõige suurema sellise loomingulise vabadus annab see, et mul on palju ürte, maitseaineid, maitseõlisid, mis iganes, sest need on need asjad, kui sul on, ma ei tea, me paneme, eks ole, 3 inimest kõrvuti, anname kätte tomatipüree, pasta, sibul, kõik on ju. Ja sul on lihtsalt kapis erinevad ürdid, kõik inimesed saavad täiesti erineva roa sellest teha tegelikult, sest need maitsed täiesti erinevalt. Ja kui sul on väga hea seis maitseainetega, ürtidega ja sa oled katsetanud, sul on alati millestki süüa teha. Siis nimekirjad. Minul on ja mu abikaasa, meil on tänaseks peas juba, et me enam nimekirjaga otseselt niimoodi päris ei käi, ainult siis, kui ongi see, et on, kas mul on mingi uue retsepti idee tekkinud, aga laias laastus meie iganädalased nimekirjad, mis puudutavad siis kogu värsket kraami, puuviljad, juurviljad, köögiviljad, liha, piimatooted, on laias laastus meil alati sama ja hulgi tellimused ehk siis läätsed, pasta, tatar, kaerahelbed, tomatipasta, karripastad, kookospiimad, kõik sellised asjad, mida ma pidevalt kasutan, mida ma saangi osta kappi päriselt niimoodi, et nad seisavadki seal, nad ei ole kuupäevatundlikud ja ma ostan neid alati siis, kui on näiteks, ma kõlan nagu Rimi oleks täna mulle maksnud sellest, ma siin räägin sellest, aga ma olen väga suur Rimi fänn, ma olen Rimi mu kodupoodi olnud 10 aastat, ma tõesti käingi sisuliselt nii palju Rimis kui üldse võimalik ja ma olen saanud aru, et Rimis ongi umbes kord kvartalis see Tudish-Beep kampaania ja siis ma ostangi enamjaolt oma kõik sellised baasvarud ära, sest et siis ma saan väga suure soodukaga, väga paljud asjad ongi -30% või võtta 2 maksad, võtta 2 maksad 1 eest, on ju. See on tohutu hinnavõit ja see on ka toidu turvalisuse mõttes minu jaoks, et ma tean, et kui ma ei saa näiteks see nädal, mul on lihtsalt niivõrd kiire, et ma ei jõuagi poodi. Ma võin vabalt mitu nädalat tegelikult hakkama saada ka ilma värske kraamita, kuigi lihtsalt tervise seisukohast see ei ole võib-olla kõige targem tegu, aga saab hakkama. Hooajaline varumine minu jaoks ülioluline, samamoodi suvel. Kõik asjad lähevad käiku, mis vähegi võimalik. Mustikad, maasikad, vaarikad, kõik me kas siis vanaema korjab või siis olemegi leidnud väikesed siis tublid korilased, kellelt me ostame neid oluliselt soodsam osta külmkapivarusse ja meil ongi ostetud eraldi sügavkülmiku kapp selleks, et me saaks kõiki neid asju varuda. Seened, kõrvitsad, astelpajud, absoluutselt kõik asjad. Kui me suvel teeme selle eeltöö ära, sisuliselt terve aasta mureta ja jällegi ülisuur võit. Samuti ma juba rääkisin, ajastan siis kampaaniatele, reedetele. Rimis reedeti me käimegi üldiselt sellepärast, et siis on värske siis värviline kraam on -15%, köögiviljad ja juurviljad ja uudiskirjad. Ma muidu ei ole uudiskirjade fänn, aga teatud kohtadel, kust ma e-poest asju tellin, eriti toidukraami osas, alati jälgin uudiskirju. Sest et uudiskirjades reaalselt inimesed, sinna pannakse nagu sooduskoodi asju. Et nagu väga vähesed inimesed avavad uudiskirju, aga tegelikult need kohad, kus sa päriselt aeg-ajalt kasutad, teed oma tellimusi, mitte telli kord aastas, lugege uudiskirju. Ja siis koha peal
olen juba rääkinud ka, et täna nüüd siin mitte, aga oma Instagramis väga palju toidu päästmisest. Eks Rimis on võib-olla teistes toidupoodides ka, võib-olla keegi oskab täiendada, ongi siis ära märgitud tooted, mis on kiiresti siis riknevad ja millel kuupäev kohe-kohe kukub või siis meil on parim enne möödas või kohe möödumas. Ja nende toodetega enamjaolt on sageli -50%. Kuna mulle väga meeldib maheliha osta, nii palju mahedat kui üldse võimalik, siis seal ma skoorin väga tihti väga hea hinnaga erinevaid juustusid, piimatooteid ja kasutangi need näiteks esimese 2 päeva jooksul ära. Suurepärane ja hinnavõit. Ehk minu jaoks ongi see soodne toidukorv siis, kui ma saan soodsalt skoorida kvaliteetsed asjad. Ja see on minu jaoks kõige sellisem olulisem asi. Ja siis lõpuks üldiselt alati valdavalt kokkan nullist, nii palju kui mul vähegi võimalik on, sest see on reaalselt ka see, mis tagab meil või annab meile võimaluse mitmeks päevaks ette teha, et mu lapsed ei tule koju ja ei küsi raha, et poodi minna süüa osta, vaid et meil on alati midagigi võtta. Enne trenni, peale trenni, sest see on jälle see, kus nälg hakkab muidu dikteerima. Ja otsin inspiratsiooni TikTokist, YouTube'ist, Google'ist, et ma rääkisin sellest õnnetu lillkapsas on ju, mida sellega teha? Pea on tühi, eks ole, sa oled väsinud peale tööd. Toksi sisse sotsiaalmeediasse, ma ei tea, YouTube'i või TikTok'i või ChatGPT'sse. Mida teha sellega? Ja sa saad sadu ja sadu retseptiideid ja sul küllap kodus ikkagi midagi veel on, mida sellega teha. Siit skipin kiirelt selle, te oskate ise lugeda lõpuni. Ühe korra mainin, mis ma lõppu mõtlesin, et teen toidust pilt, et mitte ainult sellepärast, et minu töö on sisuloojana sotsiaalmeedias tänasel päeval, aga ma tegin seda ka enne, kui ma üldse minust sisulooja Instagramis sai. Sest et see oli see moodus, kuidas nendel päevadel, kui polnud ideid, ma lihtsalt kerisin tagasi oma kaamera rullis ja vaatasin, selle toidu järgi isutab, selle toidu järgi isutab. Et üks asi on teha nimekiri, aga kui sa näed seda pilti, mis sa oled teinud sellest toidust, siis sul tekib rohkem see tunne, et täna mul isutab, on ju. Et ainuüksi toidu nimekirja lugedes võib-olla ei olegi see, ma ei tea, ei pane pirni põlema. Ja siin lihtsalt kiire näide, et kui ma toksin sisse cauliflower recipes, cottage cheese recipe, potato dinner ideas, see on TikTok nüüd. Sa saad lihtsalt hoomamatu koguse erinevaid retsepte. Ja see on lihtsalt iganädalaselt ka tore mõte, et muidugi on alati variant retseptiraamatuid kasutada, aga lihtsalt siia tulevad kogu aeg uuendatud retseptid. Et väga soovitan, kui on mis tahes ülejääk kodus. Ja siis siin on minu sellised lemmikumad asjad, see on viimane, ma luban. See on minu viimased asjad, viimane siis slaid kohtadest, kus mina kõige rohkem midagi tellin. Et Rimi on mu põhitoidupood, Rescue Club, sealt mulle meeldib linnas olles lihtsalt kiiret lõunaampsu skoorida, sageli -50%, täiesti maast leitud raha nii öelda ja väga maitsvad toidud. Enamalt küll võikud nii edasi, aga lihtsalt jälle kiire nälja kustutamiseks, eriti lastele. Greenestist ma tellin hulgi kõiksugu asju, maitseaineid, pähklid, eelkõige pähklid, mahepähklid, suurepärane kvaliteet, tavast tellingi peaaegu pooleks aastaks tegelikult. Ja ülejäänud kohad on lihtsalt siis kohad, kust ma ka kas tellingi näiteks kvaliteetset oliiviõli või avokaadoõli suurema kogusega, paadivendadelt kala ja muidugi siis viimased, et korilus, ise kasvatamine ja vanemaga hästi läbisaamine on ka oluline, kui sa tahate kulusid kokku hoida ja samal ajal oma tervisele pai teha. Nii et kasutage neid võimalusi ja loodetavasti niimoodi siis on teil võimalik oma kulusid kontrolli all paremini hoida või siis lihtsalt midagi uut katsetada kõigis.